Ma peaaegu astusin talle peale, mind jahiti, lasti lahti, meil on hai madalas vees, meil on hõõguv süsi. Vaata, kui metsik see on. Loodetavasti pole see seest mäda. Teed nalja vä? Oh, issand, paneme selle nahka. Teine tuul. Tuleb lihtsalt üks pikk öö. Sääsed, vaata seda. Nad söövad mind elusalt, vend. Nii palju putukaid. See on hullumeelne, ma pole kunagi midagi sellist leidnud. See saab nii hea olema. See on üks maailma kõige surmavamaid loomi. Ma ei saa siin üldse magada, vaata mu silmi. Noh, see oleme meie kutid. Me peame siin saarel järgmised paar päeva vastu ilma toidu, vee ja varju paigata. See saab olema üks hullumeelne missioon. Ma tahan teile näidata, mis mul seljakotis on ja siis hakkame seda saart avastama. See on tegelikult hullumeelne. Olgu, teeme lahti just siin, nii et kõigepealt avame selle. Meil on vesi. See on põhimõtteliselt kõik, mis meil järgmiste päevade jooksul on ja sellest ei piisa. Nii et me peame minema seda saart avastama ja vaatama, mida veel vedeliku jaoks leiame. See aitab meil siin vastu pidada. See on väike beebivõrkiik, mida me saame hiljem loodetavasti mõne puu vahele üles panna. Me peame ikkagi ehitama mingisuguse ilmastikukindla süsteemi juhuks, kui siin vihma hakkab sadama, aga vähemalt ei maga me maapinnal. Meil on droon, mis ilmselgelt aitab meid, võib-olla uurib mõnda piirkonda ja teeb ka teile mõned vinged kaadrid. Meil on GoPro akudest pole eriti abi, meil on siin meie T-särk, see hoiab meid järgmiste päevade jooksul öösel soojas, sest ma arvan, et läheb ikka päris külmaks. Meil on see kõva vend siin, kutid. Meil on väike nuga ainult see, meil pole isegi matšed ettega midagi. Loodetavasti aitab see meil mõne looma puhastada, kui me mingit toitu saame. Teras ja tulekivi. Loodetavasti saame hiljem tule üles, aga ma ei tea, need pilved on toonud palju niiskust, nii et ma ei tea, kui suured meie võimalused on. See siin, kutid, on see, mida me nimetame džunglimahlaks ja sellest saab Offshore Tales videote tunnusjoon. Nüüd, selle mõte on, et sa võtad seda ainult kui oleme põhjas, peaks see andma meile teise hingamise. Peaaegu nagu Call of Duty Juggernaut, kus sa võtad selle ja muutud zombide vastu tapmatuks. Just nii see asi töötab. Lõpuks, kutid, meil on see relv olemas. Seda nimetame käsiodaks. See saab olema meie relv järgmiste päevade jooksul, et loodetavasti võimaldada meil mingisugune loom kinni püüda. Mida sa teed, on see, et tõmbad seda elastikut ja siis lased lahti. Pauk! Loodetavasti just nii me mingisuguse looma kätte saamegi. Meil on siin ka oma mask ja sukeldumisräbalad, et loodetavasti võimaldada meil ujuda sellelt saarelt minema ja vaadata, kas saame mõne hullumeelse looma kätte. Seljakotis pole meil enam midagi alles, oleme valmis minema, oleme sellel saarel väljas, hakkame uurima. Oh, see saab nii äge olema, mees. Lähme. Tahad välja mõelda koha, kuhu saaksime kogu oma varustuse maha panna. Pole mõtet mul seda kaasas tassida, sest see teeb mind ainult rohkem väsinuks. Ja kulutada hulga energiat, mida peame kuidagi vedeliku ja toiduga taastama. Selles väljakutses võib see puu siin olla hea koht, kuhu mõned asjad maha panna. Jah, ma panen selle siia kivile maha, nagu näete, meil on selle puu all natuke kaitset, mis on hea. Vähemalt leidsime siit koha, kuhu saame vajadusel päikese eest varju minna. Praegu pole see üldse ilmastikukindel, aga mingit kaitset see siiski pakub. Tundub, et siin ümbruses on palju väikseid laiali asetsevaid randu, koos nende kaljude ja neemede vahel. Ja loodetavasti leiame midagi päris ägedat, mis on siia kaldale uhutud. Nagu te näete, on siia kaldale uhutud terve hunnik prügi. Vaadake seda, see on vana kookospähkel. Neid on siin veel palju. Siin sees peab midagi olema, aga see on lihtsalt täis karpe. Enamik neist kookospähklitest on lihtsalt mädanenud. Mees, me ei leia eriti midagi. Siin näete kohe ära. See kõik on vulkaaniline kivi, see tuleb tegelikult vulkaanidest, see on kogu see laava ja muu selline. Kui see vette satub, muutub see sellisteks graanuliteks. Aga mida te saate teha on see, et hõõrute seda oma jalataldadele ja kätele ning see eemaldab kogu surnud naha. Aga meil pole seda vaja, kutid, sest me jääme siin niikuinii mustaks. Ja mitte mingil juhul ma ei tee siin mingit pediküüri. Siin saarte meil on mingi ämber või midagi sellist, seda ei saa tegelikult kasutada. Sain selle vinge asja, olgu, me võtame selle kindlasti kaasa, sest kui hiljem natuke vihma sajab, saame sellega kindlasti mingit vett koguda. See suur vana ämber tuleb kindlasti kasuks, nii et viin selle kiiresti tagasi laagrisse. Korras. Vaata seda siin. Põhjus, miks ma tean, et see ei ole mage vesi, on see, et seal ujub väike krevett, ta on just siin.
Ta ei jääks ellu, kui see oleks mage vesi, nii et ma olen 100% kindel, et see on soolane. Muidu oleksime ilmselt saanud seda juua. Olgu, meil on vana lest. Need näevad välja nagu mu paganama vasakvarvas, nii läbi need on, nii et me ei kasuta seda. Kuule, see peab olema esimene kord, mees. Ma pole kunagi leidnud siin neetud golfipalli. Pole võimalik, vend leidis siit tõesti golfipalli. Olgu, ma tahan selle alles hoida lihtsalt kurioossumina, 100%. Olgu, me peame liikuma selle saare kõrgemasse ossa. Vaatame, mida veel leiame. Vaata seda siin. Seda saame me tegelikult kasutada. 100% suur vana plastitükk. Mul pole aimugi, kus see pärit on, aga see on tõesti hea leidmees. Olgu, jätkame uurimist. Oleme leidnud mõned tõeliselt head asjad, nii et oleme praegu baaslaagris. Vaata seda, meil on plätud, neid ei saa kasutada. Lähme edasi. Meil on natuke nööri, seda saame kindlasti kasutada. Viime selle kindlasti baaslaagrisse tagasi. Mingi vana snorgel või midagi sellist. Võib-olla saame seda kasutada, nii et viime selle laagrisse tagasi. Samuti oleme kogunud mõned tõeliselt ägedad asjad. Olgu, siin on see, mida oleme kogunud. Meil on ilmselgelt meie seljakott. Meil on see suur vana gaas. Meil on hunnik nööri, golfipallide ämber millegi kogumiseks. Meil on see filtratsioonisüsteem, mida saab ilmselt kasutada ja ka kogu see nöör ja muu kraam. Väljas on nii palav, ma higistan nagu paks laps rattatrennis praegu. Me pole ikka veel leidnud ühtegi vedelikku, me pole tuld üles teinud ja me pole isegi oma varjualust tänaseks ega järgnevateks öödeks püsti pannud. Ilm siin saartel võib nii kiiresti muutuda. Praegu on kõik justkui korras, aga juba täna öösel võib vihma kallata ja ma ei taha küll sellistes tingimustes magada. Ma arvan, et märkasin just midagi rannajoonel. Jah, vaata seda siin rannalainetes. Näed seda? See on tohutu söödakalaparv. Näed seda? Vaata seda siin, mees. Vaata seda, näed seda tohutut söödakalaparve. Seal oli ka üks lapikupeaga kala. See on väga hea märk. Tegelikult toimub see, et kõik suured kalad ajavad seda sööta randa ja loodetavasti saame võib-olla täna pärastlõunal ujuma minna ja vaadata, kas saame mingit toitu. Olgu, meil on kõik vajalik varjualuse jaoks olemas, aga vee ääres on väike snäkk, mida saame maitsta. Vend, see saab olema uskumatu. Me peame kõigepealt kivi leidma. Täiuslik, siin on see nagu pidusöök, meil veab mees, vaata seda tegelast. Vaata seda austrit, võtame selle ära. Natuke koort on sees, aga mees, kreemias, soolane, päris pagana ja. Natuke koort olgu. Võtame veel mõned. Vaata seda pagan küll, mees. Sellel saarel on mõned liivakärpsed, seda võin sulle öelda. Ma tean, et siin võivad putukad ja ilm väga kiiresti muutuda. Kui meil on korralik ja tugev varjualune püsti, saame hakata toitu hankima. Ja siis teeme lõkke. Lähme nüüd tagasi laagrisse. Selle kivi jätame igaks juhuks vee äärde. Ja hakkame varjualust ehitama, et välja mõelda, kus pagan me täna öösel magame. See on uskumatu, mees, vaata seda. Mina ja teie siin troopilistel saartel, ausalt öeldes selle nimel me nüüd elamegi. Olgu, see suur plastitükk, mille me leidsime, tuleb kindlasti kasuks. Ma arvan, et me saame peaaegu kasutada seda looduslikku struktuuri siin ja tõmmata see siia peale. See võib tekitada mingi presendilaadse varjualuse, mille alla me saame võrkkiige panna. Ja siis on neil siin saarel päris lahe väike onn, mis peaks meid järgmised paar päeva ära toitma. Vaatame, võtame selle ja paneme siia ülesse. Meil saab põhimõtteliselt olema suur, massiivne vihmakate meie kohal. See peaks vihma kinni pidama ja loodetavasti leiame selle ülesse. Ma ei tee veel lõplikku sälku, see on väga lahti.
Mehed, me saame selle varjualuse ehitamisega korralikult vatti, aga nagu näete, näeb see päris hea välja. Ilm peaks praegu vastu pidama, nagu näete, on taevas üsna sinine ja see varjualune peatab ilmselgelt kogu päikese ja muu sellise. See hävitab mind homme täielikult, mehed, kui me selle ehitamist jätkame. Tõehetk. Jah, olgu, ma pean veidi rahunema, sest olen käitunud nagu vihane härg portselanipoes. Ma pole täna midagi söönud. Ma arvan, et on aeg end valmis panna ja Tšahile minna, et vaadata, kas saame õhtusöögiks mingit toitu. Meil on vaja ka tuli üles teha, sest praegu on meil varjualune olemas. Mul on üsna mugav. Homme ehitame seda veel veidi edasi, see näeb päris hea välja. Olgu, lähme jahile, jah? Lähme, olgu. Ma arvan, et ma just märkasin midagi kaldal. Jah, seal on kindlasti mingi kala. Ma võtan oma oda. Lähme. Vaata seda kutti, just nägin seda, vaata seda. Issand, vaata teda, ta on nii hästi maskeerunud. Vau, vaata seda. Siin on terve hulk kalu, see asi siin. Ma vaatan, kas siin on mõni suur loom, kes on võib-olla siia maha jäänud. Nendes loodebasseinides, kus meil oleks lihtne oda kasutada, ei leia me midagi. Võib-olla peame minema sügavamatesse kohtadesse maskiga. Ma pean olema väga ettevaatlik, kuhu ma astun, sest siin on sinirõngas 8 jalgu, kivikalu, merisiilikuid, põhimõtteliselt kõike ja ma jooksen paljajalu. Ja ma just unustasin ühe kõige surmavama looma ja see on otse minu ees, just seal. See on koonustigu ja mõnes maailma osas kutsutakse neid sigaretitigudeks. Sest kui nad siin torkavad, tapavad nad su enne, kui jõuad sigareti ära suitsetada. Ma lihtsalt veendun, et hoian sellest ogast eemale, aga see seal on tõesti surmav. Siin on mõned hiiglaslikud austrid. Vaata seda. Vau, vaata seda. See asi on tohutu, vaata seda. Olgu, paneme selle alla. Austrid on head, aga tead, mis on parem? Kala, mis on tulel küpsetatud. On aeg varustus selga panna, vette minna ja toitu hankida, korralikku toitu. Mu seksuaaliha on laes, testosteron on laes. Olen söönud 5000 austrit, meil on kala vaja. Lähme. Olgu, meil on lestad, maskid ja oda olemas. On aeg vette minna ja vaadata, kas saame mingit toitu. Mul pole aimugi, mida oodata, aga me lähme jahile. Lähme. Praegu on mõõn väga madal, mis tähendab, et me ei saa nii kaugel ujuda, et heasse kohta jõuda. Aga vee läbipaistvus ei ole ilmselt nii hea kui suure tõusuga. Lähme proovime ära. Meil on käsioda, me ei saa suuri saakloomi kätte, aga loodetavasti leiame midagi head. Issand kutid, ma peaaegu astusin sellele peale. Vaadake seda, siin on tohutu astelrai. Ma peaaegu astusin talle peale. Vaadake, sa saad teda lausa kinni võtta. Vaadake seda. Ma võtan tal sabast kinni, vaadake, ma hoian tal sabast. Kas te näete seda? Talle see ei meeldinud. Nägite, et talle ei meeldinud, kui ma tal sabast kinni võtsin. Nagu näete, seal on tema ogatorge poole peal, saba peal, just seal. Täpselt seal, näete. Seal ta on. Võtsin tal sabast kinni, soovisin talle edu, ta läheb nüüd oma teed. Mulle meeldib surmaga mängida, jah? Lähme.
Ma kaotan praegu sõna otseses mõttes mõistust, ei suuda seda uskuda. See oli seal all uskumatu, kutid, aga praegu külmun ma oma väikese noku peaaegu ära. Ütleme nii, et allkorrusel pole mul praegu midagi uhkustada. Külmun. Te nägite seda seal väljas, mul läks natuke päästik sõrme sügelema, nägin korallforelli ja kurat võtsin sihikule ja lasin, aga panin mööda. Aga me saime tõesti ühe parima kala. See siin, kutid, on ilus kihvhammas, täpselt õige suurusega, et siin saarel süüa. See tule kohal saab olema uskumatu. Neil on tegelikult sinised luud. Nad on väga-väga veidrad kalad ja näete ise, neil on sellised suured kihvad. Sellepärast neid kutsutaksegi kihvhammasteks. Nad söövad koorikloomi, näiteks kammkarpe ja igasuguseid imelikke asju. Sellepärast neil need suured hambad ongi, nagu näha. Aga need on ühed kõige maitsvamad kalad ookeanis ja ma ei suuda seda uskuda. Meil on esimese päeva jaoks mingi toit olemas. Mees, olgu, teeme tule üles, sest ma külmun siin täiesti ära ja paneme selle asja küpsema. Meil on see tehtud, mees, meil on mingi toit olemas. Aga homme läheb asi veel hullemaks, sest ma tahan selle korallforelliga kätte maksta, ma pean seda tegema, mees. Ta nüristas meie oda ära, nii et homme läheme selle tüübi järele. Ta ei ole ohutu, olgu. Nii et see on see, mida ma praegu mõtlen. Meil on siin võrkkiik, ma arvan, et kui ma ehitan meie lõkke suuremaks, peaksime siit piisavalt sooja saama. Ja ma saan neid kive kasutada ka meie kala küpsetamiseks. Olgu, hakkame nüüd puid koguma. Siin on päris kuiva kraami. Ma tunnen juba, kuidas kõik putukad hakkavad mind ründama, nii et pean kiiresti palju puid koguma. Pole mingit võimalust, et ma homme ärkan 8000 sääsehammustusega. Olgu, meil on nemba, me oleme nemba, meil on nemba. Olgu, ma arvan, et meil on see olemas. Meil on see olemas. Tules on lihtsalt midagi erilist. See toob nii palju rõõmu. Ma vannun, soojus hoiab putukad eemal. Ma arvan, et tänane öö tuleb üks neetult pikk öö. Ma arvan, et hakkab väga külm ja putukad hakkavad mind kindlasti närima. Aga kuulge, meie tuli on üsna palju kustunud. Nagu näha, see vaevu veel põleb, ainult suitsu ajab. See tuli ei tohi kindlasti kustuda. See on meie ainus võimalus kala küpsetada. Olgu, praegu on tuli korralikult põlemas. Vau, mees, me ei tohi seda tuld kustuda lasta. See on viimane asi, mida me vajame. Praegu tahame välja mõelda mingi viisi, kuidas seda kala küpsetada. Ja mul on selleks ideaalne lahendus. Noh, vaata seda. Mul pole siin matšetet, nii et peame kasutama oma käsi. Aga see peaks toimima. Ma kavatsen lihtsalt kõik need oksad eemaldada. Meile pole seda vaja, ma jätan selle lihtsalt alles. See on ilus, pikk ja sirge tükk, mis sobib ideaalselt. Meil on siin ilus kihvkala. Me puhastame selle ära, nii et ma panen selle otse tema pärakusse. Ma liigun sellega otse pea poole. Nagu näete, nii. Ja nüüd ma avan selle. Ma tahan kõik sisikonna välja võtta, et saaksite näha otse lõpuste juures. Me võtame kogu sisikonna välja ja ma arvan, et see on ilmselt parim viis kala valmistamiseks. Sellistele tüüpidele meeldib selline ellujäämisstiil. Ma olen selle rohelise kepi tegelikult teravaks teinud, nii et see läbib kala ja jookseb ogu pikkuses läbi. Ja siis ongi meil kala kepi otsas. Täpselt nii, ideaalne otse tule kohale panemiseks. Hästi, ta on valmis, kõik korras. Sellepärast me selle 2 kivi kõrvale ehitasimegi. Vaat seda ilu. Tõenäoliselt anname kummalegi poolele 10 minutit ja siis peaks ta valmis olema. See temperatuur on kõvasti langenud, mehed, ja sääsed on platsis, seda võin ma teile öelda. Aga see neetud tuul, see on ikka külm, mees, allpool on korralik kahanemine. Keerame ta nüüd ümber. Vau, mees, ta näeb uskumatu välja. Täna on olnud ikka suur päev.
Vähemalt on meil siin mingi varualune olemas. Meil on rippvoodi, meie toit valmib seal all, aga ma arvan, et homme läheb veelgi pöörasemaks. 100%. Meil on ka see Jungle Juice'i shot olemas, mille me võtame, aga hoiame selle hetkeni, kui oleme tõesti kõige madalamas punktis, kui meil pole üldse energiat, siis võtame selle. Poisid, ma nägin täna seal väljas mõningaid haigeid loomi. Ma tõesti tahan homme vaadata, kas saan mõne hea kätte. Kui ma saaksin näiteks homaari või midagi sellist, see oleks uskumatu. Olgu. Me läksime selle peaaegu tulle kaotanud. See pole hea. Olgu, anname talle pöörde, mis tegeleb tulekiviga. Õnneks leidsime sealt ülevalt kuiva süütematerjali, sest ma pusisin sellega ilmselt hea 30–45 minutit, lihtsalt proovides sädet saada, aga see ei läinud käima. Nii et praegu ma olen lihtsalt õnnelik, et meil on toit ja soe lõke. Siin saarel on praegu jäiselt külm, nii et ma olen üks õnnelik mees. Kuidas päikeseloojangu vaated praegu on? Ma tunnen, et elu on viimastel nädalatel olnud nii kiire, lihtsalt kogu aeg edasi. Olen nii palju reisinud ja kutid, selles videos tahtsin ma lihtsalt kõik tagasi põhitõdede juurde viia. Mina ja teie siin nendel saartel püüame ise oma toitu, telgime päevade kaupa järjest. Mehed, see ongi põhjus, miks ma seda teen ja ma armastan teid kõiki väga. Kui te olete kanalil uued, siis minu nimi on Veid, siin kanalil Veid Papenfuus Offshore Tales. Elame me seikluste nimel, uurime ookeani, püüame ise oma toitu, telgime, see ongi ausalt öeldes see, mida me teeme. Mehed, ma armastan teid nii väga, te olete tõsiselt mu elu muutnud. Ma ei suuda uskuda, et saan seda oma tööks nimetada. Kui te mind edasi toetate, luban teile, et ma ei lõpeta kunagi videote tegemist. Ma armastan seda rohkem kui midagi muud maailmas. Mehed, mul tulevad kananahad, kui sellest räägin, aga ma tunnen, et just selleks ma siia maailma pandud olengi. Tõsiselt. Avastada saari ja ookeani. See paneb mind end kõige kodusamalt tundma ja ma olen Jumalale nii tänulik, et ta on mulle need võimed andnud ja teid siia toonud. Ma tõesti armastan teid kogu südamest. Aitäh. Ta paistab peaaegu valmis olevat. Hästi, me võtame ta maha. Näeb hea välja, kui te ainult tunneksite, kui hästi see praegu lõhnab. See lõhnab nii hästi. Ma ei jõua ära oodata, et selle kala küljest liha lahti rebida. Vaadake seda. Meil tuleb ilus tusskala. Me rebime otse selle asja kallale. Ma olen nüüd nii näljane. Nendel kaladel on suured soomused, mis kaitsevad all olevat liha, aga nende kalade liha on tavaliselt väga pehme. Vaata seda, see on ilus valge liha. Me saame sõrmedega selle otse kondi küljest lahti tõmmata. Jumal küll. Jumal küll. Mehed, me oleme selle kala nimel täna kõvasti vaeva näinud, tõesti kõvasti, aga vaadake seda liha. Ma ei saa sellest midagi raisku lasta. Sellepärast me seda teenegi, mees. Päikeseloojangu meeleolu, ilus, värskelt küpsetatud kala. Tead küll seda tunnet, kui sööd toitu. Hakkad natuke hulluks minema, siin saartel täiesti üksi olles, aga me ei ole siin niisama aega raiskamas. Vaata seda, ma olen selle täiesti puhtaks söönud. Näete, kutid, sellepärast neid kutsutaksegi siniluudeks. Ma ei tea, kas te näete, aga kondid on otse siin täiesti helendavad, helesinised. Nii lahe. Okei, sellega on kõik. Nüüd istume, naudime päikeseloojangut ja valmistume ees ootavaks sööks. Päike on peaaegu loojunud, te näete ise, et on juba peaaegu öö. Ausalt öeldes, siin on praegu nii palju neetud sääski. Ma pole kunagi nii palju sääski näinud. Vaata seda. See on kõige sääserikkam saar, kus ma oma elus olen käinud. Nad söövad mind elusalt, vend. Ma pean vist selle lõkke peal magama, sest te ise nägite, kui palju siin sääski on. Neid on miljoneid. Kui ma istun lõkkes tuule poolel, jätavad sääsed mu rahule. Aga neid on nii palju, et ma pean selle lõkke kogu aeg põlemas hoidma. Nii et kogu see suits ja kõik peaks loodetavasti sääsed meie laagriplatsilt minema peletama, sest mind söödi elusalt, mu jalad on tulised, täiesti hull päev on olnud täna, näete ise, kuidas lõke põleb.
Ma ei suuda ikka veel uskuda, et me täna selle golfipalli leidsime. Ole minu õnne golfipall. Olgu, tänaseks kõik, näeme homme varahommikul. Kuidas praegu olukord on? Tähed on uskumatud. Kutid, kell peab olema umbes 1 öösel praegu. Meie lõke just kustus. Ma lihtsalt üritan seda uuesti süüdata, aga sääsed ründavad mind ja siin on jäiselt külm. See ei ole hea mees. Ma olen nii õnnelik, kui hommikul päikest näen. Tere hommikust teile, kutid. Mul on liiv silmades. On teine päev, nagu näete, tuli põleb korralikult. Päikese tõus on praegu ikka uskumatult ilus. Eile öösel läks nii külmaks, et ma pidin sõna otseses mõttes võrkkiigest loobuma. Tulin siia tule äärde magama mõneks tunniks, soojendasin end ja siis proovisin uuesti magama minna. Aga ma olen täiesti läbi. Nagu näete, on tuul kõvasti tugevamaks läinud. Uue päeva tunne. Vaadake seda, ärkasime praegu täiesti hulludes tingimustes. Kuigi eile öösel oli külm, siis vähemalt ei sadanud vihma. Vaadake seda, meil on roosad taevad, sinised taevad. Võitleme edasi, uus päev täna. Lähme soojendame end, valmistame kõik ette. Ja siis kutid, hakkame uurima toitu, vett, varjualust. Just neid peamegi leidma. Olgu, praegu on mõõn täielikult taandunud, näete ise, vaadake, siin on nii palju randa. Me läheme nüüd kivi kallistama, sest see saab olema meie ainus hommikusöök. Järgmised paar tundi, kuni tõus tagasi tuleb. Kell 6 hommikul, rannas, kivi kallistamas. Kus mujal sa tahaksid elus olla? Pardi käru üle mingi neetud kivi. Kangutame selle lahti. Värske Austriga hommiku algus. Solane, kreemias tekstuur, aga hea. Vau! Jah, Bibi. Selles tükis on natuke koort, olgu. Ma tahan vaadata, kas öö jooksul on midagi randa uhutud selle suure tõusuga, mis läbi käis. Olgu. Ma uurin siin veidi rannajoont ja vaatan, kuhu see tõus on jõudnud. Paistab, et enamasti on siia ööga ainult prügi tulnud. Midagi head pole eriti näha. Tunduvalt rohkem puitu, mida saame kasutada, aga uusi kookospähkleid pole. Vähemalt mina pole leidnud. See tunne on uskumatu. Meil on päike. Vaata seda. Ma olen viimased 8 tundi selle päikese eest palvetanud. Praegu saame mõnusalt sooja. Ja siis ootab meid ees suur päev. Plaani järgi tahan ma seda saart rohkem uurida ja välja selgitada, kas me saame veel süüa, kutid. Me peame ka vaatama, kas leiame midagi juua, võib-olla kookospähkleid, võib-olla mingit vilja. Sellel saarel tuleb meil tõeline hull päev avastamisega, see saab olema vinge. Me peame kindlustama, et me ei kaotaks oma tuld. Nii mõnus on sooja saada. Olgu, meil on tuli siin väljas põlemas. Mina lihtsalt puhkan võrkkiiges. Ootame, kuni tõus peale tuleb ja siis hakkame seda saart avastama. Meil on ainult umbes nii palju vett alles. Mehed, peame hommikuni vastu pidama, nii et ma arvan, et võiksime natuke kaugemale avastama minna. Võib-olla leiame mõned kookospähklid, see oleks tõesti hea ja magus maius hommiku alustamiseks. Sellel saarel peab vähemalt üks hea kookospähkel olema. Vaata, siin all on nii palju puruks löödud kookospähkleid. Mitte midagi. Kas sa kuuled seda? Ma arvan, et meil on üks olemas. Loodetavasti ei ole see seest mäda, aga väljast näeb päris hea välja. Me peame sellest nahkjast koorest läbi saama, kutid, ja põhjani jõudma. Sellepärast ma just siia kivile tulin.
Ma hakkan seda aeglaselt tagasi koorima. See võtab mul leidi aega. Kutid. Olgu, saime selle kätte. See ongi see, mis meil alles jäi. Kuulete, et selle sees on midagi. Ma ei tea, kas on mädanenud või mitte. Kookose aeg. Oh, palun ole hea. Palun ole hea. Seal on 3 väikest silma. Nüüd. Mida sa teha saad, on võtta lihtsalt pulk ja torgata seda. Loodetavasti on see hea. Olgu, see hakkab juba riknema, aga pole veel täiesti riknenud. Ei, ma ei suuda seda teha, tead mis? See on nagu piim, aga hakkab hapuks minema. Võib-olla ma joon selle lihtsalt ära, mees. Meil pole eriti palju vedelikku. Olgu, ma võtan lihtsalt natuke, loodan, et ma ei jää haigeks. See on ainus asi, mille pärast ma muretsen. Seal sees võib-olla juba käärib midagi. Olgu. See lihtsalt ei maitse õigesti. Olgu, ma avan selle nüüd. Vaata seda, sa näed kogu liha. Olgu, proovime liha ära. Vaata. He. Natuke mööda. Hea kookospähkel hommikusöögiks saarel. Ma just sõin pool kookospähklit ära. Selle teise poole jätan ma alles, kui me natuke hiljem jahile läheme. Ma tean üht rooga, mida saame teha, kui leiame mingit mereande, mida selle kookospähkliga kasutada. See tuleb maitsev mees. Nii et hoiame selle alles, proovime laagrist alasi minna ja siis olen valmis. Okei, kutid, siin läheb karmiks, tuul on tõusnud ja väljas näeb kõik üsna kehv välja. Nii et meil on vaja ainult ühte asja ja see on see paharet. See on džunglimahkutid ja see on minu teine võit. Ma võtan selle asja välja ainult nendel ellujäämisretkedel. Nii et kohe, kui ma selle võtan, loodan, et saan teise hingamise ja saame edasi minna. Ei hakka valetama, mu immuunsüsteem on kokku kukkumas, nii et pauh, lähme edasi. Jungle Juice, esimene paljudest. Teine hingamine! Wuhuu! Teine hingamine, beebi. Olgu, ma arvan, et uurime laagri üle, kui ta peab vastu. Muidu lähme jahti pidama, vaatame, kas leiame süüa. Lähme. Laager peab vastu. Laager näeb hea välja. Te näete ise, meil on siin päris hea varjualune. Ja vaata, tundub, et täna vihma ei tule. Väljas näed tõesti hull välja. Meie kalipso on ikka veel märg. Mees. See ei ole meeldiv. On aeg veest välja tulla. Poisid, lähme. Tundub päris tuuline, päris karm. Aga me oleme seal väljas, lähme vaatame ringi, uurime, mis nende kivide ümber on. Praegu on siin päris karm, lihtsalt hõljume ringi nagu salatkausis.
Mul külmetab praegu kõik ära. Aga meil on korallforell. Vaata seda. Oh mu jumal mees, vaata teda. Ilus korallforell. Sa näed tema värve. See on uskumatu. See on mõeldud ilmselgelt matkima kogu koralli ja muud sellist. Nii et see on tõesti hea suurusega, eriti käsivarre pikkuse kohta. Ma olen sellega väga-väga rahul. See saab olema meie õhtusöök siin saarel. Oh, uskumatu mees, see peab olema üks parimaid söögikalu ookeanis. Hästi. Viime ta kaljule ja temast saab natuke hiljem õhtusöök. Paneme ta siia, ta võib siin istuda. Vaata seda, meil on hai madalas vees. Vaata seda haid, näed teda? Suur tume vari, näed teda? Hai on siin väljas. Vaata teda. Ta on kohe siin mees, ta tuleb otse minu poole. Vaata teda, ta tuleb sööma. Ta pidi tundma kogu seda kalalõhna, mida me oleme välja visanud. See on hullumeelne mees. Vau, ta lihtsalt liigub rahulikult sisse. Oh, siin võib kõik petlik välja näha, ilus ja päikesepaisteline, aga see tuul on ülikülm. Mul on ikka veel külm eilsest ööst. Olgu, hakkan nüüd meie ilusa korallforelli liblikana lahti lõikama kutid. Kõigepealt võtan noa ja torkan selle otse päraku auku. Siin kasutan ma väga lahedat fileerimistehnikat selle kala puhul, sest see on üks parimaid söögikalu. Seega tahan ma sellega tõesti aega võtta. Ma olen selle just lahti lõiganud, panen käed sisse, haaran kinni ja võtame kõik sisikonna välja. Seda me ei taha. See liha tõmbleb sõna otseses mõttes veel. Ja ongi valmis. Siin näete ilusat liblikana lahti lõigatud korallforelli. Üks pool siin on täiesti liha, teisel poolel on selgroog sees. Ja siis saame ehitada kalaresti ja panna selle otse peale. Kogun natuke puid, peame selle lõkke uuesti üles tegema ja korralikult põlema panema. Ma korjan mõned neist kookospähklitest, sest need sobivad tegelikult suurepäraselt tule peale panemiseks. Need põlevad ja suitsevad palju, mis tähendab, et need annavad kalale väga hea maitse. Aitäh vaatamast! Me teeme nendega nii, et eemaldame kõik väikesed oksad, valmistame need ette ja teeme sellest nagu kalaresti. Väga lihtne ja kerge. Meil on 3 vart, oleme need palgi peale pannud ja meil on all ilus sütekiht. Läheme võtame oma kala, ilusti lahti lõigatud. Üks ägedamaid viise seda teha. Peamine eesmärk on kala lahti lõigata, et liha jääks paljaks ja siis on see lihtsalt tule kohal. Oo, see tuleb nii hea. Olgu, vaatame, kuidas tal läheb. Paistab päris hea välja. Tõenäoliselt natuke kauem, ma arvan. Hästi, meie kala paistab peaaegu valmis olevat. Oh, vaata seda, tuli on juba kustumas. Vau! Oleme suitsutanud oma korallforelli. Meil on ka see kookospähkel, mille me varem kaasa võtsime. Nii et mida me nüüd teeme? Võtame lihtsalt tüki sellest mees või just sealt. Hammustame natuke kookospähklit. See on nii hea, kui üldse olla saab. Vaata seda korallforelli, see peab olema üks parimaid mees. Olgu, võtame need tükid. Praegu teeme seda saarel. Looletavasti. Ei suuda uskuda, et saime selle käsiharpuuniga kätte. Parim asi selle juures, mis ma just selle kalaga tegin, on see, et ma suitsutasin selle. See tähendab, et me saame seda natuke hiljem alles hoida, nii et saame seda täna õhtul süüa. Sest ma ei tea, kas ma suudan uuesti välja minna ja veel kala saada. Vesi on nagu muda, tuul on selle üles keerutanud ja see näeb kohutav välja. Olgu, ma võtan hetke, et rahuneda, see tuul on mind täiesti ära väsitanud. Sellel saarel on igal pool putukaid. Poisid, ma olen praegu täiesti põhjas. Oleksin pidanud selle džunglimahla praeguseks alles hoidma.
Meil vedas, et me varem jahil käisime, poisid, sest praegu me küll kala ei saaks. Praegu on seal väljas ainult mudane vesi. Mul on kookos kurgus ja ka austrid, nii et ma ei tea, mida me õhtusöögiks sööme. Ma suitsutasin natuke seda kala, nii et seda meil on. Ilmselt sööme lihtsalt seda. Ma ei usu, et me midagi saame. Meil on väike probleem, meil on praegu praktiliselt vesi otsas. Ainus asi, mis meil hästi läheb, on see, et meil on kala. Kuivatatud kala, mis seal aedlaselt küpseb. Ma lihtsalt hoian seda seal, see hoiab seda soojana ja meil on ka üks kookospähkel seal. Aga kutid, ma ei suuda mõista, kui külm siin praegu on. Eriti kui ma lihtsalt selle T-särgiga siin olen. See on hullumeelne. Olgu, jätame selle laagrisse. Ma külmun siin sõna otseses mõttes ära. Ma võtsin meie käeharpuni, me läheme praegu korilase režiimile. See võib juba midagi olla. Kas sa teed nalja? Sellel kasvavad sõna otseses mõttes meritõrud. Vaata, kui metsik see on. Sellel pudelil kasvavad päriselt meritõrud. Aga ma arvan tegelikult, et siin sees on värske joogivesi. Proovime ära. Täiesti korralik joogivesi. See on uskumatu. Mees, kuidas selle meritõrudega pudeliga on? Hästi, me kasutame seda. Võtame selle kindlasti laagrisse kaasa. Siin on veel natuke vedelikku. See on tõesti hea. Vaata, mida kõike võib randa uhutuna leida. Hästi. Kui ma täna öösel lõkke ääres oma sisikonda välja oksendan, siis te teate, et see merikarbi vesi polnud hea. Vaadake seda, meil on Nautiluse mees. See on Nautiluse kestkutid, suur vana fossiil, mis on nii äge, vaadake kui ilus see on. Olgu, jätame selle siia välja. Mõni loom hakkab seda koduks pidama. Kas sa teed nalja? See peab olema maailma suurim auster. Vaata seda, see on sama suur kui mu käsi. See on omaette aine. Jumal küll, kas sa näed seda? See peab olema maailma suurim auster. Vaata seda asja, see on aine koos. Peaaegu pillasin selle maha. See on tõesti eine omaette. Olgu, paneme selle alla. Ei tea, kas mulle see meeldib. Näeb välja nagu suur koorepall, kui ma sellesse hammustasin. Lihtsalt läheme edasi. Näed, alati on kasulik madala vee ajal siin kõndida, sa ei tea kunagi, mida võid leida. Võid leida hiiglaslikke austreid, mis tõstavad su testosterooni täiesti uuele tasemele ja ka värsket vett. Ja Nautiluse karp, kodu, armas kodu, kallis, ma olen kodus. Tõesti pole siin kedagi peale minu. Ja teie, kuidas teile siin meeldib? See üksik palmipuu selles väikeses lahesopis. Nagu näete, hakkab meil valgus täiesti otsa saama. Meil on vaja täna õhtuks suurt lõket teha, kutid pole mingit varianti, et meil poleks suurt tuld. Muide, siin on sõna otseses mõttes varesed, kes varastasid mu kookospähkli. Vaata neid raipesid, näed. Need ongi nemad. Neid on umbes 5. Nad varastasid mu kookospähkli. Ma ajasin nad minema enne, kui nad mu kala kätte said, aga kookospähkli nad said kätte. Ma hoidsin seda magustoiduks. Mees, olen praegu nii vihane, peame edasi minema. See ongi see, mida me tahame, kallis. See ongi see, mida me tahame. Lihtsalt paigutame oma võrkiige ümber, kutid. Täna öösel vihma ei tule, aga külm hakkab küll. Nii et ma panin selle siia otse lõkke kõrval ülesse, vaadake seda. Näete, et päikeseloojang on praegu käimas. See hiiglaslik auster, mille me varem alla kugistasime, küpsetab mu kõhtu sõna otseses mõttes. See teeb kõige veidramaid hääli üldse, nii et hoidke pöialt, et ma öösel verist kõhulahtisust ei saa. See ei juhtu siin saartel. Tule, peame tugevad olema. Ükski auster ei suuda mind murda, eks. Näeme teiega homme hommikul vara ja värskelt. Meid ootab ees külm ja üksildane öö, aga ma armastan teid väga. Näeme siis, palju armastust. Praegu peab olema umbes 3:30 hommikul. Ma ei saa üldse madada, siin on nii külm.
ma madan praegu sõna otseses mõttes meie lõkke peal, see on ainus viis soojas olla, aga mul on tunne, et ma sütin varsti põlema, mees, ma ei saa siin üldse magada. Vaata mu silmi. Täna hommikul on nii külm. See pidi olema üks mu elu pikimaid öid. Ma tunnen selle täna hommikul. Eile öösel oli jäiselt külm. Ma pidin magama maapinnal. Mehed, mõned põhjused. Esiteks, me rebisime oma võrkkiige pooleks. Säde tabas meie võrkkiike ja rebis selle katki. Ja ma lõin endale sabakondi katki, kui alla kukkusin. Ja lisaks oli mul nii külm, et ma pidin sõna otseses mõttes olema peaaegu otse lõkke kohal, nii külm oli. Nii et praegu on 3. päev ja me oleme kõik oma ressursid ära kasutanud. Mehed, meil pole enam vett alles, oleme kogu kuivatatud kala ära söönud ja ausalt, ma olen täiesti läbi. On jäänud ainult üks asi teha. Paneme selle asja nüüd lõplikult üles. Järgmine legend võib selle endale saada, kutid. On aeg mul kõik kokku pakkida ja siit lahkuda. Mul oli väga hea meel teiega olla. Kui teile see meeldis, siis palun pange like ja tellige kanal. See tõesti muudab palju ja ma hindan teid kõige rohkem. Rohkem videoid siin.